mis on siis see nagu ideaalne see, et kuidas siis nagu üle anda? Et kunagi me Austraalias tegime sellise brainstormi ja seal me panime kirja, et kõik inimesed, kes on nagu ise midagi üle andnud, üle saanud, et mis oleks see nagu ideaal, mida nad oleks tahtnud läbida. Ehk siis kõigepealt on see, et sul on nagu õige tootlustus mõlemapoolselt. Et see, et sa saad kokku, et see, kui sina alustad, et sa ütled oma sellele eelkäijale, et mida sina täpselt tahad, nii palju kui sa tead, mida sa tahad ja tema ütleb sulle, mida tema sinult nagu ootab, sinu panusena. Siis loomulikult struktuur, mida tihtipeale inimesed ei kipu tegema, et pigem on see, et saame täna kokku, et täna võtame siis selle teema ette ja räägime sellest ja siis homme vaatame, mis me homme teeme. Et tegelikult tuleks paika panna ajakava, et kui mina ise tegin üleandmist, siis ma panin 3 kuu ajakava päevaga paika, et mis on teemad, mis ma iga päev katan, siis sa vaatad, et see nagu see voolab see struktuur, et see on sama nagu konverents, et sa ei võta ühte teemat siit, ühte teemat sealt, et see inimene vähem nagu, et sa mõtled inimese peale, et ta kõnnib loogiliselt, et tema õpib, et kuidas nagu loogiliselt need teemad tulevad ja ka igasugused erinevad viisid, mida sa kasutad, see täpselt samamoodi ka see struktureerimine, et kõik ei ole nagu konverentsid, kõik ei ole loengud, sul on koolitused, sul on mingisugused vestlused, et ka erinevaid stiile miksida. Siis muidugi ka paindlik selle struktureeritule vastandlikult, et kui sa tõesti nagu näed poole pealt, et siis see 3 kuu plaan on vaja ümber teha, siis teed ka selle ümber, mitte sa nagu kindlalt teed, et mul on see punkt, et eelmine aasta kaeti see punkt, ma pean selle kindlasti kattuma. Võib selle inimesel ei olegi vaja seda, et pigem nagu ole paindlik ja inimesele mõtle. Siis muidugi kõiki peaks olema ka selline nii-öelda hardcore stuff, et valimistel pead sa täitma selline niimoodi pabereid, et jagage pigem nagu oma kogemust, et näiteks, et mul oli selline situatsioon, et mingi vilistlasega tekkis probleem mingi vilistlaskoguga, et kuidas mina selles olukorras käitusin ja kuidas ma selle lahendasin, et selliste kogemuste jagamine tegelikult annab inimesele palju rohkem, et igasuguseid neid muid asju ta saabki lugeda sealt nii-öelda testamendist, USB listist, mis iganes teil on. Ja siis ka teiste poolte kaasamine, et te ei peaks olema ainukene, kes nagu tegeleb siis oma järeltulija koolitamisega. Et miks mitte kaasata ka eelnevaid juhatusi, eelnevaid presidente, kes teil on olnud, kaasata näiteks partnereid, kes nagu organisatsioonil on kas või teisest organisatsioonist, kui te näete, et ühel organisatsioonil see asi toimub hästi, et las tuleb see inimene hoopis räägib sellest. Ja muidugi nagu ma enne ka mainisin, see on personaliseeritud, et siis vastavalt selle inimese õppimisstiilile, et see ei ole selline masinavärk, et iga aasta täpselt ühtemoodi ja kõige inimestel ühtemoodi. Ja koos töötamine. See siis nüüd mitte enam nagu selle töövarjuna, vaid reaalselt nagu ühel ajal koos töötamine. Et siis tema teeb oma tööd ja kui ta tekib küsimusi, ta saab sinu käest küsida, et sina lõpetad oma asja sama nagu tema alustab, et minu aasta reisiks meil oli siis 6 sellist, kus me uue juhatusega koos töötasime reaalselt koos.